Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, eetris on värske Krimiraadio. Nagu ikka juhivad saadet ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meie tavapärast eksperti Andres Anveltit täna saates pole. Tänase saate teema on paljuski hoiatav. Ravimid ja eluohtlikud ravimilaadsed tooted Eesti narkoturul. Kuidas need riiki jõuavad ning kes neid levitavad? Selles kõiges aitavad meil täna selgusele jõuda Põhja-prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro ning Maksu- ja Tolliametist on meil stuudios uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa. Tere tulemast Krimiraadiosse, mehed! Tere! Tervist! Alustagem värskemast. Reedel teatas politsei, et kurjategijad müüvad sotsiaalmeedias võltsitud oksikodooni tablette, mis sisaldavad surmavas koguses metonitaseeni. Kõlab väga kurjakuulutavalt. Aga kui konkreetsemalt küsin, mis oli selle kiire teavitustöö põhjuseks, kas tõepoolest juba jõudis juhtuda midagi hirmsat, näiteks mõni üledoosi surm või midagi taolist? No kogu selle teavitamise mõte tegelikult oligi ennetada neid kõige karmimaid tagajärgi, sest on ilmselt, kes vähegi seda nii-öelda siis uudiseid jälgib, siis on teada, et need nitaseenid ja muulgas ka metonitaseen on tegelikult Eestis viimasel paaril aastal võtnud mitmeid kümneid, kui mitte üle 100 inimelu juba. Ja kui me saime teada, et on alust arvata, et tõesti turule on tulnud siis võltstabletid, mis sisaldavad surmavas koguses metonitaseeni, siis pidasime kõige tähtsamaks just inimeste teavitamist, et ära hoida siis üledoose ja üledoosi surmasid. Et meie teada hetkel veel nendest konkreetsetest levitatavatest tablettidest üledoosi surmasid ei olnud, aga üks selle teavituse tõukeandjaks olnud vihje andis alust arvata, et tegelikult on inimene saanud selle tableti osa tarvitamisest juba üledoosi ka, küll mitte siis surmava, aga siiski üledoosi, nii et praegu pidasimegi selle asemel, et nii-öelda minna tavapärast uurimise teed, pidasime targemaks ka selle vähese või esialgse info pinnalt ikkagi teha see teavitus ära, sest kui me saime kohtuekspertiisi instituudilt ikkagi konkreetse vastuse, et siis oksikodooni tableti pähe müüdud tabletis oli ikkagi seesama nitaseen sees, siis rohkem oodata lihtsalt ei saanud. Nii et politsei sai siis teada sellest kõigest tänu ühele mürgitusjuhtumile? Tegelikult vihjele sellest mürgitusjuhtumist, et tegelikult kui me vaatasime ajast tagasi, siis me selle konkreetse nüüd tableti levikut me laialdast hetkel turul ei näe, et me oleme oma varasema töö käigus siin paar kuud tagasi ühe sellise tabletiga nii-öelda siis tervenisti tabanud ühe kinnipidamise käigus ja praegu tegelikult jõudis meieni info nüüd tõesti siis ühest üledoosi juhtumist ja sinna juurde oli siis murelik inimene öelnud, et on võimalik ka sellest osa sellest tabletist, mis selle üledoosi põhjustas ka kätte saada nii-öelda mustalt turult ja tõesti sellisele tänu inimeste heatahtlikkusele me õnnestus kiiremas korras see tableti osa siis üles leida ja ka sinna siis uuring peale teha ja seal tuli ka tõesti meile teile ka väga kiire vastus kohtuekspertiisi instituudilt ja siis oli ka kiire teavitus. Ma saan aru, et oksikodoon on tugeva toimeline valuvaigisti, mida saab vaid arsti ettekirjutusel, aga kas see preparaat, ütleme varasema teadmise järgi on ikkagi narkosõltlaste seas või ravimisõltlaste seas niisugune levinud aine, seda ostetakse ja otsitakse? Jaa, me julgeme küll öelda, et tegelikult see niinimetatud retseptiravimite või psühhotroopsete ravimite must turg on täiesti olemas tegelikult ja eks selleks on mitu põhjust, aga erinevatel põhjustel üsnagi selline ma ei julge öelda nüüd väga paljud inimesed, aga siiski on mitmed grupid inimesi, kes mustalt turult neid retseptiravimeid hangivad, et tegelikult on see vägagi nii-öelda oluline temaatika meie jaoks. Jah, kui me nüüd paneme ta nii-öelda siis kogu narkoturu perspektiivi ja räägime siin alates kokaiinist, amfetamiinist ja teistest, nimetame neid siis klassikalisemateks uimastiteks, siis jah, need retseptiravimid ei ole seal ütleme seal 3 top 5, aga siiski näiteks sotsiaalmeedias levitamisel ja noorte hulgas leviku osas on nad ikkagi juba turul oluline valdkond, ütleme niimoodi. Aga ikkagi need põhjused on need majanduslikud, mis sinna juurde veel käib?
no ma pigem ütleks niimoodi, et kui me räägime just noortest inimestest, siis see on jällegi üks selline muret tekitav arusaam või uskumus, et kui ei julgeta või ei soovita tarvitada neid teisi uimasteid, mis on konkreetselt keelatud ja kus võib-olla see ohutase on kõrgem, kui nad mustalt turult tulevad, siis noorte hulgas on millegipärast on selline, no ma ütleks ikkagi müüt, et kui on tegemist retseptiravimiga, et siis sellega justkui ohud on või kaasnevad ohud on väiksemad, et riskitakse siis sellega, et kui seda tarvitatakse ilma arsti ettekirjutuseta, et siis nii-öelda ravitakse iseennast ja arvatakse, et võib-olla sellest on mingisugust, kes otsib seal mõnele meditsiinilisele hädale leevendust, et võib-olla on sellest kasu, aga jällegi siin on selged ohud üleval tegelikult, et see on mustalt turult tulnud, praegune näide näitab seda, et neid võidakse võltsida, neid võidakse müüa teiste tablettide pähe, mis kujutavad juba elulohtu. Ja teised inimesed on need, kes võib-olla on sattunud näiteks ka sellise ametliku ravi käigus mingitest valuvaigistavatest rohtudest näiteks sõltuvusse ja ei saa enam üks hetkel neid legaalselt teel kätte, mis iganes põhjusel, ja siis nad pöörduvad selle musta toru poole, et see on täiesti reaalne elu. Mustast ravimiturust ja ravimitest sõltumisest räägime saate teises pooles veidikene laiemalt, aga ma konkreetsest juhtumist veel, Raul Koppelmaa, kas sellised konkreetselt rohekaks tabletiks, nagu need viimati pressiteates näidatud tabletid olid, et kas need on ka piiril või tollitöötajatele silma jäänud? Tollitöötajad ei ole avastanud selliseid tablette sellise kujul ega sisaldusega, pigem meie näeme neid nii-öelda psühhotroopseid tablette, erinevad kas tramadol või alprolesam või selliseid, et ja need üldjuhul tulevad ikkagi originaarplistrites ja võib-olla aastas on 1-2 juhtumit, kus on siis tabletid kuskil kilekoti sisse peidetuna või asja sisse peidetuna, kus need tabletid on lahtiselt, et täna pigem meie ei näe, et üldse nagu me ei ole tuvastanud, et tegemist oleks võltsitud tablettidega, pigem me näeme seda psühhotroopsete ravimite puhul see, kus kellegi tuttav või sugulane või saadab teisest riigist kellelegi tabletid on ja isikule, kelle saadab, tegelikult selle isikule on arsti poolt välja kirjutatud juba retsept, aga täna me teame, et psühhotroopseid on narkootilisi aineid ei tohi posti ega kullersaadetisega edastada üksteisele. Ja täna ongi näited, kus meil on isegi kahtlustatav on 81-aastane naisterahvas, et tähendab ei tohi, aga saadetakse ikka ja nüüd ta on siis jah, ikkagi saadetakse, eks ongi niisugused keerulised, ütleme, natuke siuke muret tekitavad olukorrad, et pigem on seal teadmatus inimestele, et miks seda tehakse, aga aeg-ajalt me ikkagi teeme mingis kampaaniat, et meil on nagu hästi hea võrdlus, kui me 22 aasta seda teemat hästi fookuses hoidsime enda jaoks, tegime kampaaniat ja meediakajastusi, siis see arv oluliselt langes. Aga 23 aastal oli vähem, aga see aasta näeme, kus on jälle vaikselt tõusuteel, et kas siis inimesed otsid uusi lahendusi või inimestel läheb meelest ära, et täna ikkagi nii-öelda need sõltuvust vajavad inimesed vajavad ikkagi seda suuremat doosi, eks nad otsivad uusi lahendusi, kuidas saada. Teine nurk on meil ka kindlasti ju piiripunktid, kus samamoodi tuuakse siis kas siis Venemaalt või Lätiga on piir, tuuakse ka Lätist, on ju, siis kas sõiduautoga või siis reisibussiga või mida iganes. Ma veel kord nende tablettide ohtlikkusest ehk siis sellest metanitaseenist, mis oli siis peidetud nende konkreetsete rahustite tablettide sisse. Ma saan aru, et eks ole, tegu on üliohtliku sünteetilise opioidiga ja te olete, Rait Pikardo, selgitanud, ühest sellisest võltstabletist saaks hinnanguliselt doosi 28 inimest. Ehk et me räägime nüüd sellisest kogusest, et kui nüüd keegi juhuslikult peaks ise üksinda ühe selle tableti manustama, siis suure tõenäosusega surmalaps. Üsna kindel surm, jah, et ja loomulikult selline see meie arvutus on selline, ütleme, umbkaudne ja sõltub seal konkreetse inimese taluvusest ja loomulikult varasemast sellisest kokkupuutest näiteks sünteetiliste opioididega. Et kui palju ta nii-öelda siis kannatab seda doosi, aga kui me räägime tavalisest keskmisest inimesest, siis ma julgen küll väita, et üks selline tablett
isegi osa sellest pooltabletist on suure tõenäosusega surmav, et loomulikult sõltub seal muudest asjaoludest, et kas seal on abi käepärast ja nii edasi, aga tegelikult ka meie näite puhul ikkagi vihjeandja või vihje algallikas tegelikult ütles, et tarvitas 1/8 sellest tabletist ja ikkagi nii-öelda siis eelduslikult kogenud tarvitajana sai selle üledoosi, et see näitab seda, et sellised mustalt turult tulnud ravimid on teadmata kvaliteet on täiesti vale sõna, teadmata konsistentsiga ja ka kogenud tarvitajatel on tegelikult pea võimatu tagada sellist turvalist tarvitamist. Selles suhtlusvõrgustikus Telegram, kus ka ma saan aru, et need rohekad tabletid liikusid, seal siis ma saan aru, et kui hinnast rääkida, siis ma ei tea, 10 tabletti seal müüdi 300 €, 100 tabletti maksid 2000, ehk siis selline 20-30 € tablett. Millest see hind räägib, on see pigem atraktiivne narkoturul? No paraku peab ütlema, et kuna äri käib musteri, siis seal sotsiaalmeedias käib, siis ilmselt on hind talutav ja selge see, et hind sõltub nüüd mitmest asjaolust, et esiteks on kurjategijad alati tahtmas maksimaalset kasumit ja selles mõttes hind on nende mõttes tunnetuslikult maksimaalne. Ja jällegi teiselt poolt, et kui on nõudlust sellise hinnaga, siis loomulikult see toidabki ka ühest küljest seda kuritegelikku turgu, et see ma arvan, et kujunebki selline pakkumise nõudluse suhe tegelikult ja selge on see, et ega seal, kuidas öelda, mingit heategevust keegi ei tee ja kurjategijate ainuke eesmärk on kuritegelik tulu, et ega nad muud eesmärki nemad ei tunnista. Krimiraadio jätkub. Tänases saates räägime narkoturul levivatest ravimitest või täpsemalt ravimilaadsetest toodetest, mis võivad olla surmavalt ohtlikud. Saadet juhivad Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning stuudios on külalisteks Põhjaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro ning Maksu- ja Tolliametist on külas uurimisosakonna narkotalituse juht Raul Koppelmaa. Ma veel täpsustuseks nende tablettide kohta, millest meil saate esimeses osas oli juttu, ehk siis oksikodooni tabletid, milles sisaldub surmavas koguses metonitaseeni. Kas neil on narkoturul ka juba tekkinud mingisugune hüüdnimi, kuidas neid kutsutakse? On teil teada? Peast ei oska öelda, et kui me räägime sellest... Tavaliselt on erinevatel narkootilistel ainetel või siis mingisugustel segudel omad nimed kohe kiiresti tulemas. Ja ilmselt võib-olla mõned kogenud tarvitavad teavad, võib-olla kes on rohkem kui USA turuga kursis, võib-olla on seal mingid spetsiaalsed hüüdnimed, aga võib-olla täpsustan selle ära, et meie andmetel selles konkreetses tabletis oksikodooni üldse ei olnud, et oli käinud metonitaseen, et see oli nagu täielik võltsing, et seda reklaami, et toimib just sama sarnaselt kui oksikodoon, siis lihtsalt jäeti mainimata, et tegelikult on selline tappev aine seal sees. Hoiatava teate te tegite, oma roll sellel kindlasti on, mis te arvate, kuivõrd, millal me näeme ikkagi hüppelist üledoosi surmade kasvu, sest arvata võib, et mitte kõik tarbijad ei kuula Kuku raadiot ja ei loe meediat üleüldse, eks? Jah, eks me oleme nende riskide maandamiseks kasutanud kõiki meie kasutuses olevaid selliseid kommunikatsioonikanaleid, et mitte ainult selline, nimetame seda siis peavoolumeediaks, ei olnud see, kuhu me tegelikult teavitused tegime, et saatsime laiali kõikidele partnerasutustele, sealhulgas näiteks Tervise Arengu Instituudile, kes võiks olla juba oluliselt lähemas otsekontaktis ka tarvitajatega ja neid abistavate inimestega, et me tegelikult kasutame väga laia kanalit, aga minnes selle juurde, et kas kõik riskid on maandatud, siis kindlasti mitte. Muide, kas ka näiteks seesama Telegrami grupp sai teie poolt väikese sõnumi, et sõbrad, kui ostate ja tarbite, siis surete, olge teadlikud? Ei, nii kaugele meil läinud ei ole, kuigi jah, meil on kaalumisel variant, et me oleme sotsiaalmeedias mitmetes gruppides siis oma ennetussõnumeid praegu aktiivselt edastamas ja oleme neid teinud siiamaani sellisel üldisemal tasemel,
aga on ka kaalumisel olnud, et me peaksime sõnumit siin korrigeerima, aga jällegi, see võib olla 2 teraga mõõk, et kui me ütleme, et selle konkreetse tableti levik hetkel meie teada on väike, siis me ei taha tekitada ka sellist reklaamiefekti, sest midagi teha ei ole, ka oleme nende nitaseenide puhul täheldanud, et ikkagi selline hoiatus võib mõjuda teatud inimestele reklaamina või teatud tarvitajatele reklaamina ja sest otsitakse seda siis sellist ainet, mis annaks siis kõige tugevama toime, kõige tugevama joobe, mis siis, et seal on ka selged ohud, sest need inimesed iga päev teadlikult, ütleme siis, või teadlikult võib-olla tänu siis sellele sõltuvusele riskivad oma eludega, et selles mõttes on see selline nagu ikkagi natukene kuidagi vajab läbimõtlemist, et ei tekiks vale efekti. Aga üledoosi surmadest rääkides, siis jah, loomulikult see hirm on tegelikult üleval, et me kaotame liiga palju inimelusid üledoosidele ja väga hoiatavad näiteks Ameerika Ühendriikidest, kus DEA on tegelikult hoiatanud väga selgelt, et 70% nende 100 000 üledoosi surmast on seotud fentanüülidega, mis on tegelikult üks vorm siis nendest sünteetilistest opioididest. USA turul on ka juba need samad nitaseenid võimust võtmas, ma julgen öelda. Ja kui me räägime siin mastaapidest, et kui USAs on tabatud 80 miljonit siis võltstabletti, me ei räägi üks ühele, aga 80 miljonit, me räägime Eestis on ju esimesest ühest tabletist 9/8, ja kui me räägime ka 80 miljonist tabatud tabletist, siis järelikult ma ütlen, see tegelikult turumaht on ikkagi meeletu, et ja ma arvan, et selles mõttes, kui tarvitajaskond on olemas, siis on ainult aja küsimus, millal nad Eestisse jõuavad ja nüüd ongi jällegi, mida siis meie suudame teha. Politsei, Maksu- ja Tolliamet püüavad kurjategijaid, kes neid levitavad, aga jällegi on selge, et mitte iga doosi me ei suuda ära võtta ja siin me räägimegi teisest küljest siis informeerimisest, turvalisest tarvitamisest, et kõik need meetmed, mis on riigi kasutuses, peame me rakendama, et neid tagajärgi siis vähendada. Muidu ma täpsustan selle seadusandliku poole üle, et kas Eestis täna kõiksugused nitaseenid on keelatud ainete nimekirjas või? Minu teada praeguseks hetkeks on küll jah, et see korratus või seadusauk on praeguseks lapitud, et minu teada need nitaseeni vormid, mis on Eesti turul, on kõik ka keelatud ainete nimekirjas. Raul Koppel, ma ikkagi pean üle küsima, et kuidas teile tundub, kas ütleme tollis igapäevaselt töötades ja igapäevaselt siis neid võimalikke narkovoogusid näha sisse tulemas, et kas tõesti ongi minemas nii, et ikkagi noored eeskätt, aga tegelikult ka vanemad sõltlased üha rohkem need klassikaliste mõnuainete asemel tarbivadki ravimeid või? Kas see ongi nii minemas? Ma ütleks, et niimoodi minemas on kindlasti inimesed, kes tarvitavad narkootilisi aineid ja inimesed, kes tarvitavad psühhotroopsed aineid. Küsimus, kuidas on neil juurdepääs, kas nad, täna on küsimus, et kui me räägime narkootilist aineid, need transportviisi on erinevad, sa võid ju tuua mööda maad või konteineriga või tellida siis kuskil interneti avarustes, nii avalikus internetis kui ka tumeveebis. Täna on küsimus, kellel on juurdepääs, kes oskab tumeveebi kasutada, on krüptomaailmas nagu oma, oskab neid krüptorahasi ümber käidelda ja mida iganes on ja et ma ei ütleks, see on täitsa erinev, see kõik oleneb isikust ja täna ongi see pigem meie eesmärk on see, et me proovime võimalikult omaenda riskianalüüsi teha niimoodi, et me võimalikult palju tabaks juba neid aineid piiri peal või vahetult piiri lähedus, et need aineid ei jõuaks siia tänavale ringlusesse, et see on see meie esimene fookus ja teine fookus on oluline on see, me tegeleme isikutega või isikutega, kes panevad toime kuritegusid. Aga kui keeruline on tolliametnikul ikkagi vahet teha, et kus on tablett, mis on lubatud või ravim ja kus on tablett, mille sisse tegelikult on peidetud või mis koosneb üksnes mingisugusest metsikust nitaseenist ja pakend võib ju alati olla selline, mis on nagu justkui igati legaalne. Ja eks on ka meile väljakutse, täna oleme soetanud endale erinevaid spektromeetreid, mis siis tuvastavad ainete neid koostisosi ja teiseks on meil olemas Eesti Kohtu Ekspertiisinstituut, kes siis ütleb, mis ainega tegemist on. No, sellest trendikusest veel rääkides, siis
no nii mõnegi noore inimese surma järgselt on nende organismist leitud ikkagi erinevaid antidepressante, rahusteid, uinuteid ning teisi ravimeid, no näiteks selline aine nagu metüülfenidaat, kui ma seda nüüd õigesti hääldasin, peaks olema kesknärvisüsteemi stimulant, millel on kokaiinile siis sarnane, kuid leebem mõju, legaalselt on ta kasutusel ka ravimina ja märtsi lõpus avastas politsei ka ühe narkokurjategija kinnipidamisel sarnase tableti. No te olete öelnud, et need juhtumid on sellised esimesed märgid mujal maailmas juba varem levinud ohtlikust trendist, kus kurjategijad levitavad siis sünteetilisi opioide retseptiravimi kujul. Kuidas see trend ikkagi maailmas levinud, me siin tegelikult USA-st juba rääkisime, aga Läti, Soome, kõik need lähiriigid siin, jah? Ei oska nüüd üheselt öelda, sest nüüd ütleme sellist jooksvat ülevaadet lähiriikidest ei ole, no Lätiga suhtleme uimasti teemadel viimasel ajal väga tihedalt, sest tõesti see sünteetiliste opioidide vool tingib seda, et pigem see tableti kujul või siis ütleme siis legaalse ravimi varju peitmine tegelikult ei ole meie teada lähiriikides nüüd massiline, et see on pigem tõesti, me oleme kuulnud seda Ühendkuningriikide ülevaadetest ja Kesk-Euroopa suurriigid on seda täheldanud, aga selge oli see, et see oli ainult aja küsimus, millal see jõuab ka Eesti turule, sest on üks selline, kui nimetame sellist turundamisviisiks, et loomulikult kurjategijad soovivad oma kaupa siis musta kaupa müüa üha rohkem ja loomulikult nad otsivad ka seda siis õiget siis kuju, et mis siis nagu nii-öelda paremini jutumärkides müüks, et nad on haaranud, need sünteetilised opioidid, nende kaubitsejad on haaranud nii-öelda siis enamuse süstivatest tarvitajatest ja selle turu, mis siis oli nii-öelda vanas mõistes kõik need fentanüülid nii-öelda käes, et nad on kogu selle turu endale haaranud, ma arvan, et see kuritegelik ambitsioon on olemas, et leida uusi kliente ja üks ohtlik trend ongi see, et see tehakse siis sellisele näiliselt oluliselt vähem ohtlikule kujule, näiteks tableti kujule. Kus on võib-olla isegi garantiikiri juures, et umbes kõik on ametlik. Just, sest kui me räägime nüüd siis konkreetsest nii-öelda siis viimasest leiust, kus oli sünteetiline opioid tableti osa sees, siis tegelikult sinna ümber pakendil oli pandud lisaks fooliumile oli pandud ka siis juhus, ma ei tea, on see juhus, pigem mitte, oli siis ravimi infolehest ühest selline rebitud tükk välja ja sinna sisse mässitud, jällegi mina loen sellest välja sellist pahatahtlikkust, et justkui tehti vale seos inimese peas, et ravimi lehe sees oli justkui, või infolehe sees oli siis see võlts tablett, et jällegi inimene võis sellest nii-öelda valed järeldused teha ja see näitab seda kuritegelikku maailma tegelikult küünilisust. Raul Koppelmaa, kokaiini teekond on meil üldiselt teada, kuidas see kaup jõuab Euroopasse ja kuidas Euroopast edasi näiteks Tallinna sadamasse. Aga mis teid pidi jõuavad siia just nimelt need sünteetilised opioidid või siis nendest tehtud tabletid? On need varustajad riigid Euroopas, Aasias, on see Venemaa, on see Hiina? Kust tulevad need kõige kangemad, kõige raskemaid tagajärgi põhjustavad sünteetilised opioidid Eestisse? Opioide tuleb nii kolmandatest riikidest, peame silmas siis ongi kas India, Hiina või Venemaad samamoodi jalakäijad toovad või sõiduautodega ja samuti on ju kuller või postipakid, et täna kui räägime kullerpakkidest, siis Saksamaal asuvad kõige suuremad logistikaettevõtted ja siis meie jaoks ongi lähtekoht ju Saksamaa, kuna sealt hakkab see postipakk liikuma, mille sisse on siis peidetud erinevad narkootilised või psühhotroopsed ained, et neid moodus operante on nii palju erinevaid, et täna me hoiame kõigil võimalikult palju silma peal, et tuvastada neid teekondasid, marsruute, kuidas siis need narkootilised ained jõuavad Eestisse. Krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saatekülalisteks on jätkuvalt Põhjaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro ning Raul Koppelmaa Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnast ning olgu öeldud veel, et tänase saate teemaks on narkoturul levivad ravimilaadsed tooted, millesse on sokutatud surmavalt ohtlikud nitaseenid.
seni oleme me rääkinud konkreetselt ikkagi niisugusest haljast kuritegevusest, kus, eks ole, tablettide sisse on peidetud pesuehtsad rasked narkootikumid. Aga teine pool sellest salakaubandusest või põraandalusest kaubandusest on see, et nii-öelda ametlikud apteegid ja ametlikud proviisorid kirjutavad inimestele ebaseaduslikult välja tablette, mida inimesed tegelikult ei peaks pruukima. Ehk et ütleme, keegi sõltlane, ma ei tea, kas teatud tasu eest või siis mingeid muid kanaleid kasutades saab ikkagi nendele ravimitele ligi või siis kurjategijad saavad ligi ja levitavad siis oma kanaleid pidi siis juba neile, kellel see tegelikult ei ole vaja. Et kuivõrd te selle fenomeniga kokku puutute viimasel ajal? Jah, puutume ikkagi, kui me räägime nüüd ikkagi retseptiravimitest, mis siis on siis ütleme alguses legaalset päritolu, et nad on tõesti toodetud siis kontrollitud tingimustes ja kusagil seal siis tarneahelast on nad siis üks hetkel mustale turule läinud, et tegelikult see on pigem kasvav probleem ja eelkõige näeme seda võib-olla sotsiaalmeedias, kus selliste tablettide järele on nõudlust kõige rohkem või ütleme sellist nähtavat nõudlust, kus ilmselt on kõige lihtsam siis müüjal ja ostjal kokku saada, et see on see, mida me näeme eelkõige. Aga jah, seal on need on nagu jällegi nagu see maailma uimastiturg on mitmetahuline, et me näeme, et sellisel tõsisel narkokaubitsejal on enamasti ikkagi mitu uimastit, mida ta müütab ja tavaliselt käib sellist tõsisemate kaubitsejate valikusse ka käivad need niinimetatud retseptiravimid, mis ei olegi üldsegi võltsitud, vaid ongi mustale turule sattunud. Mul on siin ees ütleme saateks valmistudes sattusin artiklile, kus see on vist 4 aasta tagune artikkel, kus oli juttu Lasnamäel Virbi tänaval asunud apteegist, kes müüski teatud valitud klientidele siis ebaseaduslikult psühhotroopseid aineid aga selle apteegi jooksis politsei nii-öelda maha ja apteeker või proviisor võeti ka vahi alla. Aga kas selliseid apteeke, kui nüüd konkreetselt küsida, on Tallinnas ja üldse Eestis palju? Julgen väita, et ei ole. Et tegelikult ongi väga äärmusliku juhtumiga tegemist, et kus tõesti oli selline laia ulatuslik kuritegelik skeem üles ehitatud seal ravimite siis althõlma müümisel apteegist, nende väljapetmisel rahalises mõttes Tervisekassalt ja ühesõnaga see oli ikkagi selline täiesti omalaadne skeem, et ma julgen ikkagi väita, et selliseid apteeke, selliseid arste, kes teadlikud kurjategijatega koostööd teevad ja selliseid retseptiravimeid mustale turule teadlikult lasevad, on ikkagi väga-väga üksikud ja nendega me puutume ikka väga harva kokku, et ma pigem ütleks, et kui me räägime sellisest tavapärasemast viisist, kuidas niinimetatud retseptiravimid siis mustale turule satuvad, on see, et siis inimesed, kes on ise tarvitajad, võib-olla ka sõltuvusse sattunud, petavad neid arstidelt välja, neid retsepte võib-olla suuremas mahus, võib-olla kaasavad isegi meie uurimiste järgi oma tuttavaid nendesse skeemidesse, kes kurdavad siis arstidele sarnaseid sümptomeid ja loodavad siis saada sama retsepti ja pärast siis välja ostes või keegi teine ostab välja, lähevad need ained mustale turule, et need on oluliselt tavapärasemad juhtumid kui need arstid ja apteekrid, kes kurjategijatega koostööd teevad. Raul Koppelmaa, kas teil on jällegi oma töös silma jäänud, et on mingisugused väga kahtlased apteekrid, kes siin tellivad teatud ravimikoguseid, et ütleme, see niit viib kuhugi, kus tegelikult algab juba hall või päris must äri? Ei ole, see vastusala on ikkagi Ravimiametil ja teistel asutustel, et Maksu- ja Tolliamet jälgib ikkagi kaubaliikumist üle riigipiiri. Aga kui kaup saabub, te näete, et seal on tegu mingisuguse ilmselge võltsinguga, kuivõrd sageli te võite jõuda nüüd mingisuguse kummalise tellijani? Jah, me alati anname endast maksimumi, et me jõuame sinna. Täna me ei ole tuvastanud võltsitud ravimeid või tablette erinevate kujul, et täna mul on raske sellele vastata. Et kui oleks, siis me teame, meil on need infokanalid olemas või asutustega, kelle peab me suhtlema, et see info kindlasti jõuab sinna. On selleks Ravimiamet, Terviseamet või mida iganes. Rait Pikaro, tulles selle saate nii-öelda tõukeallika juurde, see oksüdooniks varjatud nitaseen, siis täna me ei tea, kust kohast tabletid pärit
on, me ei tea neid levitavaid kurjategijaid. Kas on mõeldav, et need ained segatakse ikkagi algainetest kokku ja pressitakse tablettideks siin samas meil Eestis? Jah, see on teoreetiliselt võimalik, et hetkel tõesti pean ikkagi ütlema, et konkreetse tableti levik on meile üheselt teadmata ja see on üks põhjus ka, miks me avalikkuse poole pöördusime, et inimesed, kes omavad infot ja on valmis meiega seda jagama, siis me oleme sellest väga huvitatud. Aga jah, me ikkagi näeme seda oma töö käigus, oma teabe kogumise käigus, et Eestis selliseid tabletivabrikuid ei ole, narkolaboreid tabame pigem harva viimastel aastatel, et jah, näeme siin nii-öelda kodumaist kanepikasvatust suuremas ulatuses pigem, aga seda pigem näeme, et Eesti on ikkagi see sihtriik, kuhu tuuakse sisse ja kui me lähme tagasi selle, ütleme näiteks Ameerika näite juurde, kui seal kartellid või Mehhiko kartellid toodavad tööstuslikus mahus neid tablette, siis midagi ei ole teha, aga see kuritegelik laiskus on selline, et miks siin Eestis koha peal toimetada, nii-öelda näha suuremat vaeva, kui on võimalik tellida nii-öelda valmistood Eestisse, et ma arvan, et see ikkagi see valmistoodangu, halvas mõttes toodang siis ütleme uimastid Eestisse toomine tegelikult valmiskujul on oluliselt selline mahukam kui see koha peal valmistamine ja tootmine. Te olete ise vist öelnudki, et diileri või narkoärika eesmärk või soov ei ole mitte kunagi kedagi aidata, vaid üksnes ja ainult raha teenida võimalikult vähese koguse pealt võimalikult palju. Ja ometigi tundub imelik, et leidub ka narkodiilereid, kelle eesmärk on suhteliselt lühiajaline, teenida raha ja unustada või ütleme, mitte mõelda sellele, et klient võib surra või ongi tänapäeval siis selline küünikute aeg, kus rõõmu tuntakse ühest ärist ja klienti enam ei veeta vajalikuks hoida või siis kogu tegevust juhitakse välismaal, kus kohalik klient ei ole enam oluline. Jah, ma ikkagi olen ka selle mõtteviisist aru saanud kurjategijate puhul, et ega see pikk plaan ei ole nende kõige tugevam külg, et võib-olla tõesti sellised nii-öelda meisterkurjategijad või kes nii-öelda tööstuslikus mastaabis tegelevad, toimetavad kuskil teistes riikides, aga jah, see kohalik vahendaja, diiler on tegelikult selle viimase euro kättesaamise peal väljas tegelikult ja see homne päev neid väga minu meelest ei morjenda, et ma saan aru, et me räägime siin tavaäri nii-öelda terminites, räägime pakkumisest, nõudlusest, ostust, müügist ja turust, aga sinna kõige juurde käib sinna kuritegelik või must juurde, et selles mõttes ma arvan, et tavaäri juures tõesti tasub oma klienti hoida, aga ma arvan, et see ei, mitte mingil juhul see mõtteviis ei päde siis või ei kehti mustal turul. Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saatekülaliseks jätkuvalt on Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna narkotalituse juht Raul Koppelmaa, Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse juht Rait Pikora paraku pidi tööülesannete tõttu varem lahkuma. Tänase saate teemaks on siis, ütlen veel, narkoturul levivad eluohtlikud ravimilaadsed tooted. Raul Koppelmaa, ma saan aru, et hetkel ikkagi tolli jaoks on need ravimid kui sellised natukene teisejärgulised, et kuigi te hoiate seda asja ikkagi fookuses, aga te ikkagi mainisite, et teil on kogemused juba olemas. Millisel kujul need ravimid ikkagi saabuvad siia Eestisse? Ma ei tea, on nad peidetud kuskile konteineri taga otsa, on nad peidetud kuskile autopeidikutesse? Jaa, et ma täpsustaks su küsimust, et Maksu- ja Tolliamet hoiab fookuses nii narkootilised ained, psühhotroopsed ained ja ravimid, et psühhotroopsed ravimid läheb ka ravimite alla, et seal on erinevad kategooriad, üks on tavaline ravim, mis on alam nagu valuvaigiste ja paratsetamool ja sellised, aga täna me näeme jah, mis on trend, on see, kus on toidulisandi sisse, on siis lisatud erinevad narkootilised ained, mis kuulub meil siis nimekirjadesse, et on nii-öelda need siis DMMA, mis on siis analoog siis amfetamiini derivaat, mis siis ongi, tõstab seda potentsiaali, energiat annab spordimeestele, et täna ka see on meie jaoks fookus, kus me otsime ja vaatame. Aga rääkige lähemalt, missugustele toidulisanditele, kus seda leitud on? Täna tellivad nii-öelda need jõusaali
kliendid endale, et siis me teame, amfetamiini eesmärk ongi energiat anda, jaksada rohkem teha ja et see trennimahud ja trenniaeg kasvaks, on ju, see on see küsimus, on ju, ja täna neid pakendid tuleb hästi palju Ameerikast, on ju, teatud riigis võib-olla see DMA ei ole lisatud nimekirjadesse, aga meil on ja tegelikult see info on seal ju pakendi peal olemas, on ju, aga inimesed ikkagi võtavad selle riski, tellivad, on ju, ja aga tegelikult see info on olemas, see aine saadetakse ekspertiisi, see tuleb välja see aine ja paratamatult me ikkagi selle ju konfiskeerime selle aine. Ma küsin üle, et tähendab Eesti jõusaali poisid, võib nii öelda, tellivad Ameerikast mingisugust toidulisandid, milles omakorda sisaldub keelatud aine, mis Ameerikas võib-olla ei olegi nii keelatud, aga Eestis on päris kindlasti keelatud, mis tähendab, et siin korjatakse ta ära, kui ta näiteks tollis kellelegi ette satub või mismoodi sellega talitatakse siis? Ja täna meie lähtume ju narkootiliste ja psühhotroopsete nimekirjadest, sinna on kõik, see on Sotsiaalministeeriumi number 73 määrus, sinna on lisatud kõik keelatud ained ja kui me leiame need keelatud ained kuskil toote seest või aine sees, siis see ikkagi kuulub konfiskeerimisele. Kui palju selliseid juhtumeid on juba olnud või kui palju te olete juba vahele võtnud seda sorti neid toidulisandeid? Et ikkagi on, et see hakkas eelmine aasta pihta, kui eelmine aasta avastati 16 saadetisest seda toodet, siis see aasta on juba 6 tükki, et ikkagi see samm on sama, ikka 15-20 juhtumit on puhta ainult selle aine puhul, on ju. Aga üldiselt ikkagi neid psühhotroopseid ravimeid ikkagi tervikuna kokku, Maksu- ja Tolliamet, siis ma räägin nagu väärteomenetluse raames kui ka kriminaalmenetluse raames, neid tuleb ikkagi 100. Kas tellijaks on üksikisikud või mingisugused konkreetsed jõusaali toidulisandite müüjad või ütleme, kuivõrd need tellijad on teadlikud, et see on keelatud asi? No see kõik sõltub jälle menetluse käigus on ja puhtalt selle konkreetse menetluse käigus, kui tuvastatakse ära, et miks ta tellis, miks ta kasutas, palju ongi see, et teadmatus, et inimesed kas ei viitsi siis tutvuda, millest see aine koosneb või see pulber koosneb või siis lihtsalt võtavad selle riski, et äkki me ei jää vahele. Et pahaaimamatult tarvitad ja siis hiljem põrud kuskil narkotestil, see on ka täitsa võimalik versioon. Ja, kõik on võimalik ja sellepärast me ikkagi mingi aeg, kui Maksu- ja Tolliamet tegi kampaania või info selle kohta, et ärge palun tellige selliseid toidulisandeid, mis sisaldavad narkootilisi aineid. Kuidagi võimalik, ma olen öelnud, kuidas asetuvad sinna nii-öelda, ma ei tea, arvulise poole pealt kõiksugused need retseptiravimid, mida siis üritatakse siia tuua? Jah, need on jälle seinast seina ja nagu ma varasemalt mainisin, et 22 aasta oli nagu meie jaoks siuke tõusuaasta, kus hästi palju tuli neid psühhotroopseid ravimeid just, kus siis isikud tellisid või kellegi sõber või sugulane saatis kellegile, kas siis isikul oli see retsept olemas või olnud. Ja täna me näeme uuesti seda trendi 24. aastal, kus on hakatud uuesti jälle proovima seda kanalit posti ja kulle saadetiste kaudu saata narkootilisi ja psühhotroopseid ained, et ma ütlengi, et aastad ei ole üldse vennad, et mõni aasta tuleb või võib-olla nad otsivad erinevaid transportviisi, kuidas eks nad iga päev panevad meid proovile ja see on ka meie jaoks hea väljakutse, et mis see parim vahend on nende tuvastamiseks? Koer, ma ei tea, mingisugused füüsilised puutetestid, seadmed? Kõigepealt ju täna me teame, et päevas Eestisse tuleb kümneid tuhandeid kuller- ja posti saadetisi ja nende seest ju me otsime välja need õiged saadetised, mis võivad siis sisaldada ja täna ikkagi on number 1 on meil ikkagi andmete töötlus, mille pealt me moodustame riskianalüüsi, tulevad riskimudelid ja kus me siis nende pealt otsime need pakid ülesse. Jah, aeg-ajalt kasutame ka teenistuskoeri, kes siis proovivad tuvastada massi seest neid narkopakke. Kui me kokaiini puhul jällegi võtame selle näiteks, teame, et kui ikkagi mingi konkreetne konteiner hakkab kuskilt sealt Ecuadori poolt liikuma ja teeb väikese vahepeatuse näiteks Antwerpeni sadamas ja siis suundub siia Muugale, et siis ma kujutan ette, teie jaoks on see piisavalt kuidas öelda, piisav, et jälgida seda konteinerit tähelepanelikumalt ja võib-olla ka lähemalt läbi uurida, mis seal sees on. Kas nende nitaseenide
ja nintaseeni või tabletiks vajutatud nintaseenide puhul on ka mingisugune trajektoor, mida te vaatate, et jaa, tasub vaadata nüüd, mis siit tulemas on. Ütleme, peale on küll kirjutatud ravimid, aga et võib-olla seda ravimi konteinerit tasub lähemalt vaadata. Ja et ega me alguses ei näe, mis seal paki sees on. Meil ikkagi lähtume nendest andmetest, mida meil on võimalik käidelda ja ikkagi need massandmete peal me teeme selle riskianalüüsi, kas siis lähtume riskiriigist, kui saateriik või mingid muudest andmetest, mis seal peal ja selle pealt ikkagi teeme see esmasanalüüsi ja ikkagi, kui ta mahub sinna nüüd meie riskimudelisse, see pakk või saadetis, siis see kindlasti suunatakse kontrolli ja tehakse füüsiline kontroll, mille käigus siis see pakk võetakse lahti ja vaadatakse üksi pulki läbi. Aga see, kust ta saabub, see iseenesest veel ei pruugi reeta nüüd, kui me räägime sünteetilistest opioididest, et ei pruugi, seal kindlasti on hästi palju teisi neid kohti ja neid andmeid, mida me ikkagi võrdleme ja analüüsime. Kui palju liigub, ma ei tea, selliseid kõigile tuntud asju tollis, eestlased teavad tõenäoliselt kõik, mis asi on Xanax, palju näiteks seda liigub? Ebaseaduslikul moel, ma mõtlen. Ja ikkagi liigub neid, pigem meil topis on Tramadol, mis on siis ikkagi valuvagisti toimega. See on ikka väga tugeva toimeline valuvagisti. Jah, ongi, need on nagu need topid, mis meil kuuluvad sinna. Ja seda tuleb postiteel või? Postiteel tuleb väga palju ja modafiniili tuleb hästi palju, mis jälle on ergutava toimega, et need ikkagi on need top-aine, mis liiguvad hästi palju posti ja kuller saadetiste kaudu. Ja tõsiasi ja fakt on see, et kõik need, mis postiteel saabuvad, need võetakse ära, et inimesed ärge saatke, tuleb öelda, jah? Jah, kindlasti esialgu konfiskeeritakse, siis alustatakse menetlust vastavalt siis, mis on see kogus, kas on siis väärteomenetlus või kriminaalkogus, siis tehakse kriminaalmenetlust ja siis tehakse vastavad menetlusprotsessid. Aga ma pean üle küsima, et ikkagi, kui te piiril seal Tramadoli avastate, kas tavaliselt on need sellised tööstuslikud kogused, et keegi ikkagi ilmselgelt mingisugusele narkoturule seda saadab või on need ikka pigem sellised vanemad prouad, nagu te enne näite tõite, 81-aastased, kes ikkagi veel on kuidagi kõrvust mööda lasknud, et see on karistatav ja on siis kogemata saatnud. Pigem ikkagi suurem hulk on oma tarbeks tellitakse, et täna olen väga üksikud juhtumid, kus me oleme menetluse käigus tuvastanud, kus siis tellitakse ja müüakse edasi kasu eesmärgil. Pigem ikkagi oma tarbeks ja täna me näeme ikka seda trendi nende psühhotroopsete ravimite puhul ikkagi oma tarbeks, aga narkootilised ained on ikkagi edasi müümiseks. Kuidas kokaiiniga lood on? Ja voolab seda ikka jätkuvalt sisse nii, et upume või? Ja kokaiini tuleb samuti posti ja kuller saadetistega, aga kindlasti seal kogused on ju marginaalsed, et seal on 100 grammi, 200 grammi või 300 grammi, et täna vist ei võta kurjategijad see risk, et sinna 2 või 3 kilo peita, et see vahelejäämise risk on päris kõrge ja kahju on suur, et pigem see kokaiin ikkagi liigub mööda maismaad pidi või siis ikkagi konteinerite kaudu ikkagi jätkuvalt selles mõttes, et viimasel ajal, kui me oleme siin kas teiega või siis ka Rait Pikaraga rääkinud nii-öelda narkoturu arengutest ja suundadest, siis olen tabanud ennast mõtleda, et kas olemegi jõudnud omadega aega, kus klassikaline alkoholiturg ja alkoholitööstus peabki andma järele narkoturule ja farmaatsiatööstusele. Kuidas teile tundub? Kas mingisugused märgid ja arengud näitavad seda? Ja me tegelikult tajume seda juba varasemalt, selles mõttes on ju väga palju meil infot siis mida me kogume ja analüüsime, kus ikkagi paarid ettevõtted sulgevad, kuni inimesed ei käi, ei osteta nii palju alkoholi ja täna ju ise samamoodi käime väljas ja näeme, kui on mingid suured avalikud üritused, siis inimeste meeleolu on väga meelerikas ja lõbus, aga tegelikult vaatad, keegi alkoholi joo, et pigem on siis baarmänid on tööta. Jah, et kõrval, kas tablett või kokaiiniriip on kuskil siis kodus või nurga taga sisse tõmmatud ja lähebki see pidu edasi. Et paraku nii on.
aga selle mõttega Krimiraadio täna ka lõpetab. Tänases saates rääkisime illegaalsete retseptiravimite ja ka surmavate ravimilaadsete toodete ohtlikust levikust. Olgu siis veel öeldud ka, et politsei ootab sellise kraami kohta infot ja vihjeid narkokuritegudest siis aadressil pohja.vihje@politsei.ee või telefonil 612 44 65 612 44 65. Täname kõiki saatekülalisi. Täna olid meil külas Rait Pikara Põhjaprefektuurist ning Raul Koppelmaa Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnast. Loomulikult täname ka Viki kuulajaid. Saadet juhtis ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on nagu ikka eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio.